No nii. Algab prooviring. Teate, mul oli hiljuti üks väga huvitav kogemus, mis mind siiamaani natuke kummitab. Ja mis siis oli? Sõber saatis mulle proteiinijoogurtit, igasugust jõuka asju. Ta teadis, ma hakkan suveks valmistama. Tavaliselt tahan piitsapunni jääda, rindan ja sixpack, kõik jutt, täis komplekt. Sain paki kätte, avasin. Sain ikka väga korraliku üllatuse osaliseks ja võib öelda ka, et pettumuse osaliseks, sest kõik oli täiesti segi. Ja siis mul tuli idee. Suurepärane idee teha üks videoeksperiment. Nii-öelda pakki saatmise challenge. Valisin siis eksperimendi raames 2 pakki. 1 ja 2. 1 + 1 on 2. Valisin ühe pakiautomaadi, mis asub väljas ja teise pakiautomaadi, mis asub sees. Pakid on täiesti võrdsed, ma olen aus mees, sohki ei hakka tegema ja ma valisin eluks väga vajalikad asjad. Challenge. Midagi maitsekat, midagi vedelat ja viimaks midagi isiklikult eluks vajalikku. Võt nii. Challenge. No nii, vaatame siis, kuidas korrektne paki kokkupanemine käib. Vedelik ei tohiks välja imbuda nende transpordiks mõeldud anumast. Okei, ja paneme kilekotti sisse vist. Tead, tundub täitsa tipp-topp. Välja ei tule, peaks vastu pidama küll. Pakend ei tohiks liiga suur olla produktide jaoks. Okei, ma ei tea, paneme lihtsalt munakarbid kinni ilusti. Läätsed on suht safely kinni ja siis paneme lihtsalt ajalehed vahele ja peaks nagu normaalne olema. Okei, kõik peaks nagu korras olema, vedelik välja imbu, kõik on ilusti paigas. Paneme teele ja vaatame, kas tuleb siis samasugune pakk meil tagasi. Challenge. No nii, lugu siis järgmine, et tuli SMS ja tuli kiri, et pakid on kohal. Lähme vaatame. Väga huvitav, mis saama hakkab. Väga huvitav. No nii. Tundub, et on õige. Väga hea. Lähme vaatame, mis siin sees ka on. Challenge. Me hakkame jõudma tõe hetkel aina lähema ja lähemale. Pinge on laes, rahvas. Kas te tunnete seda? Mina igatahes tunnen. Davai, lähme võtame selle paki välja. Okei. Ahah, väga hea. Väga hea. Õige pakk. Kõik on õige. Davai, minek. Challenge. Ja oleme tõe hetkel aina lähemal. Esimesena võtame siseautomaadist saadud paki. Rebime lahti. Võtame asjad ennem välja ja siis hakkame ükshaaval analüüsima. Nii, võtame joogi esimesena. Nii, okei. Värv pole muutunud, teeme lahti, maitseme, vaatame. Okei, purskama ei hakka. Tundub, et ei ole palju raputada saanud. Ei, see pudeliga on kõik korras. Vett pole läbi imbunud, kilekott on kuiv, karp oli seest kuiv ja sellega on kõik tipp-topp. Paneme selle siia. Nii, munad. Õnnelike kanade munad. Vaatame, kuidas siis õnneliku kanade munad vastu pidasid. Nii, 10 muna, nagu karbi veel kirjas on. Vaatame seda muna natuke lähemalt. Väga ilus, lõpustame. Tundub nagu hääl, mida muna teeks tavaliselt, kui teda lõpustatakse. Ma ei tea, minu arust täitsa tipp-topp. Kuskilt ei leki ega midagi. Ma ütleks, et on korras. Võtame läätsed ka. No ma vaataks siis sisse siia. No. Ma ei tea, tundub korras.
Mulle lihtsalt ei meeldi see lima sinna, aga ei, muidu on täiesti okei. Minu arust täiesti normaalne, kõik on korras, meeldiv üllatus, top notch, kõik tipp-top. Ma ei tea, mul pole midagi halba öelda. Vaatame siis, mis pakki siis on. Challenge. 1 ja 2. Ja siin on pakk number 2. Välitingimustes, väliautomaadist välja võetud pakk ja teeme siis lahti. Ega üks lahti ei saa seda, siin on vaja ikka korralikult mehe rammu. Nii, jällegi võtame asjad välja. Ma näen pragu. Pragu. Oi, vaadake seda. No seda mina isiklikult sööma ei hakkaks, ma ei tea, kuidas teiega on. Ma vaatan äkki siin on veel mingid vigaseid. See on pooleldi nagu jäetud siin. Ikka, no väljas on külm, see on nagu täiesti mõistetav, aga no ikkagi. Aga jah, need 2 on siin ekstreemsed näited praegu nagu ja tilgub ka. Jah, on nagu on. Munad põhimõtteliselt katki, 2 pragu, 1 on peaaegu täiesti lõhki ja võtame joogi. Vaatame, kuidas joogiga on. Okei, jook on ka väga külm. Läbi pole lasknud, sellega vist probleemi ei ole. Vaatame, mis siin on. No esimese asja, mis ma nägin kohe, on see, et ta on jääs. Vaatame, kas maitse on muutunud, kas... Ma ei tea, maitse on täitsa normaalne, ma isiklikult isegi eelistaks võibolla külma jooki peale trenni. Aga no ta ilmselt ei tohiks tegelikult jäässe minna. See ei ole nagu päris õige, aga noh. Lähme edasi, vaatame selle läätse ka üle. Ta natuke külm on, noh. Ma ei tea, ma ei saa kindel olla, kas ta on külmaga kahjustada saanud või ei ole. Ma ei tea, teen siis lahti ka nagu eelmisega sai tehtud. No, lima on sama umbes. No, ega ta meeldivam ei ole. Ta on küll külm, noh. Võib-olla on kahjustada saanud, võib-olla ei ole. Kes see teab, ma ei oska öelda. Aga jah, ma isiklikult võib-olla ei paneks neid vähenda. Pigem kui tellite läätsesi või kui saadate kellegile, siis tehke seda siseautomaatidega. Minu arust palju mõistlikum. Nagu te ennist nägite, need jäid terveks ja kõik oli top notch. See on minu isiklik arvamus, ma ei tea. Tehke omad järeldused ja jah, läätsedega on siis sellised lood. Challenge. Selline see väike eksperiment siis oligi ja ma arvan, ma plaanin tulevikus veel selliseid väikeseid videosid teha. Ja kui teil endal on mingeid ideid või siis ägedaid eksperimendideid, andke teada. Pange siia alla kommentaaridesse ja ma võib-olla teen. Aga praeguseks tšau, like, subscribe ja näeme juba järgmises videos. Aga tublid!